Tere, mina olen Jevgeni Ossinovski. Tere, mina olen Aleksei Jašin ja te kuulete Linnajutte. Nagu ikka räägime me siin maast ja ilmast ja muuhulgas ka Tallinnast. Peamiselt Tallinnast. Head kuulamist. Tere tulemast järjekordsesse Linnajuttude episoodi, kus minuga täna on siin Aleksei Jašin, endine abilinnapea Tallinnas haridusvaldkonnast ja muidu tore inimene. Ja kõneleme siis sellest, mis on nii minu kui Aleksei üks selliseid olulisi teemasid olnud natuke põhjalikumalt täna, milleks on siis üleminek eestikeelsele õppele, kuidas see pealinnas läheb, see just siin on olnud ka volikogu arutelul pälvinud arvestatavat tähelepanu ja natukene räägime ka muudest teemadest muidugi, aga alustuseks nüüd olude sunnil sa oled Tallinna poliitikat natukene rohkem kõrvalt näinud viimase poole aasta jooksul kui siin tavapäraselt selle podcasti siis külalised. Et kuidas sulle tundub, kuidas siis tallinlase vaates siis alates detsembrikuust läinud on? No mina kui sünnist saati tallinlane kergelt rõõmustasin selle üle, et sain sularaha. Sündis nimelt laps, minu perre, esimene laps. Palju õnne. Aitäh. Ja oli õnn olla koos oma abikaasaga, koos lapsega kodus need 3 kuud tänu sellele, et võimumuutus on toimunud. Ja mis ta on siis, et seda sünnitoetust tõsteti 1000 euroni, suur võit. Ja 500 eurot maksti välja kohe, kui laps sündis. Aitäh selle eest, aga nüüd tõsiselt, et kõik asjad peale sularaha jagamist, mis on suured edasiviivad projektid Tallinna linnas olid ette nähtud planeeritud viimaste aastate jooksul ja tükk osa neist siis, kui veel meie linnavalitsus oli tööl. No järjest kõik on kinni pandud, et saan aru, et liivalaiad ei tule, ei trammi ega uut euroopalikku tänavat, Pelgulinna ja Pelguranna trammi küsimus on selline heitlik, et ma ei tea, kas tuleb või ei tule, võib-olla ei tulegi. Hakati rääkima mingitest muudest projektidest, ei tea, kas õnnestuvad ja kindlasti siin erinevad kesklinna, Kristiine elanikud ka ei rõõmusta selle üle, et ma saan aru, et Koidu tänavat ei tehta, ma saan aru, et Linnutee jälle lükatakse kuskile kaugesse tulevikku ja et mina tulin siia kesklinna tõuksiga täna, elan ise Kristiines, et saan aru, et need tunnelid, mis pidid viima turvaliselt ja mugavalt inimesi sellest raudteest siis allpool, et saan aru, et ka neid ei tule, et kahjuks nagu kõik on koomale tõmmatud ja mis on selle juures kõige kurvem, et kui sa jagadki inimestele sularaha, näiteks need samad sünnitoetused, ranitsatoetused, pensionäritoetused. Head asjad muidugi, kõik rahvas on rahul. Sain ise sularaha kontole, et lähed kohe poodi, ostad endale midagi, aga samal ajal sa vaatad, et ei ole raha investeerida ja sa lihtsalt lükkad Tallinna arengu kaugemasse tulevikku. Lasteaedade, koolide renoveerimised, kõik asjad tegelikult võimekus langeb. No see on ju uskumatu tegelikult just sinu eelmise vastutusvaldkonna vaatest, et sel aastal läheb ehitusse 1 uus lasteaed. Et sellist nii madalat tempot ma ei mäleta isegi sügaval Keskerakonna ainuvõimu ajal ja järgmisel aastal langevad haridusinvesteeringud poole võrra võrreldes selle aastaga ja selle aasta sees on loomulikult nii-öelda meie tehtud endised otsused, eks ju, Kullo on seal ehituses, eks ju, Jakob Westholm, Reaalkool ja nii edasi. Heleni kool, et kui need siis nüüd valmis saavad, et siis tegelikult tuleb selline nagu uskumatu langus ja need ongi ju omavahel olemuslikult seotud, et kui sa paned sinna 60 miljonit püsikulusid paned peale, et siis polegi ju imestada, et investeerimiseks raha ei ole. Siis ma vaatan, et hästi huvitav on retooriliselt vaadata isand Kõlvart just sellel nädalal ütles, et sõimas valitsust, et kuidas valitsust elab võlgu ja püsikulude jaoks võtab laenu ja nii edasi, siis mõtled, et see on põhimõtteliselt õige kriitika, aga et vabandust, aga Tallinnas te ju tegelikult teete praegu täpselt seda sama, eks te vähendate investeeringuid tulevikku ja suurendate püsikulusid, eks. Jaa, natukene veel detail hariduse valdkonnast, et lasteaiad peaksid kõik vastama nii-öelda uutele euroopalikele tingimustele aastaks 2035. Hetkel on umbes 80 lasteaeda veel renoveerimata Tallinnas ja ei vasta nendele tingimustele, tegelikult peaks tegema umbes
7-8 lasteaeda aastas, enne oli linnatempo 5-6, et pingutati ja tõesti investeeriti ja nüüd, kui see langeb drastiliselt mitu korda, et üks uus lasteaed aastas, et ma saan aru, et väga paljudele lasteaedperedele on halb uudis, aga samal ajal on tasuta. Lasteaed on sellest septembrist tasuta. Ja siis finantsi on seal vähem. Ja selle kohta ütles, ma ei mäleta, kes see, kas linnapea või keegi teine ütles volikogus, ütles, et aga kuna me niikuinii ei jõua selleks kuupäevaks, kõik ära, et siis pole mõtet, põhimõtteliselt, et siis pole mõtet ju alustadagi, et niikuinii me seda seaduse nõuet ei täida, nii et siis kas, kui palju seal jääb pool puudu või jääb 10 puudu, et suurt vahet ei ole, aga loomulikult, eks lõpuks küsimus ei olegi ju seaduse normi täitmises, vaid selles, et lastel võiks olla adekvaatsed tingimused, eks ju. Aga tundub, et üks huvitav selline muster joonistub siit välja, millele võib-olla on nagu vähem tähelepanu pööratud, on just nimelt selle uue linnavalitsuse suhted riigivalitsusega. Sest kõik need mainitud asjad, eks ju, on ta siis trammiprojektid, on need samad tunnelid seal, eks ju, Endla tänaval, ka Tallinna haigla kontekst, et tegelikult nad on ju olnud kõik tehtud siis või planeeritud siis riigiga koostöös. Ja võtame selle sama enda tunneli, eks ju, milles siis Iva oli, ehitus algas tegelikult oktoobris eelmisel aastal, kõik ettevalmistustööd said valmis ja sellel kevadel nüüd pidi algama siis nende tunnelite siis rajamine Raudteetammi alla. Ja siis uus linnavalitsus tuli ja ütles, et seda ei tule, sellepärast et ei õnnestunud riigiga jõuda kokkuleppele selles osas, et rongiliiklus mingitel paaril nädalavahetusel seal kinni pannakse ja sellest tulenevalt linn lihtsalt loobub sellest projektist. Kergelt loobuti, et oleks pidanud ikka pingutama tööd tegema ja et saan aru, et mina siis ja väga paljud tuhanded inimesed ei saa seda tunnelit tulevikus kasutada paraku. Aga mida oodata, kui te toote üllatusesinejana linnapeaks inimest, kes valimistele ei kandideerinud ja kelle peamine töökoht oli majandusküsimustes valitsust kritiseerida ja samal ajal 2 riigi mõttes opositsiooni erakonda tulevad linna juhtima vastu Riigikogu valimisi, ehk siis et ongi 1,5 aastat valimiskampaaniat, kus lihtsalt paraku otsitakse päris probleeme ja päris kohti ja selle asemel, et neid ära lahendada või kokkuleppele jõuda riigiga, et lihtsalt otsitakse võimalust kuidagi välja mängida, et paha riik ja jälle ei saa mitte midagi teha, mis on ju vana hea klassika, et kui tuleme nüüd tagasi haridusteemade juurde, sama üleminek eestikeelsele haridusele oligi 20 aastat süüveeretamist poliitikute poolt, eeskätt linnast ja riigi suunal ja samal ajal kannatasid need samad noored, kes on siis välja kasvanud sealt haridussüsteemist. See ongi ju mingis mõttes selline Savisaar ju moodus operandi, mida Keskerakond ka tervikuna ju hiljem üle võttis, et on väga keeruline selgitada ju tegelikult inimestele seda, et miks Tallinn ühte või teist vajalikku investeeringut ei tee, sest Tallinn on suur omavalitsus, siin raha on, eks ju, et see ei ole mingisugune väike vald on ju kuskil ääremaal ja see võti, mille Savisaar välja mõtles, on see, et tuleb süü ajada riigi kaela ja siis öelda, küll meie teeks, aga see paha riik, see üldse ei võimalda meil ühte ja teist asja ära korraldada ja Keskerakonna sellise juhtide DNA-s on see mingis mõttes sees, kuna seda ütleme vahepeal siis, kui Keskerakond oli riigis valitsuses, siis see mingit aega muutus, aga kuna enamik neid inimesi, kes olid riigis valitsuses, on sealt parteist ära läinud, siis on see vibe on selgelt niimoodi tagasi ka tulnud, et kõige lihtsam on lihtsalt kottida riiki ja laiemas vaates on ju arusaadav, et ega siis Tallinna linnal lahendada mingeid suuremaid asju või suuremaid arengueesmärke seada ilma, kuna me oleme Eesti pealinn, eks ju, ilma riigiga koostööd tegemata on ju praktiliselt võimatu, et see toobki kaasa teatud sellise pideva siis sellise jauramise nii ühelt kui teiselt poolt, et ühed on midagi valesti teinud, teised on midagi valesti teinud ja tulemuseks on see, et tegelikult arengut ei toimu, et see on ju olnud selle eelmise linnavalitsuse üks selline
selline hoiaku muutus, mida me ju teadlikult püüdsime esile kutsuda, ehkki mäletame, et siis ka Isamaa ikka püüdis alati, aeg-ajalt seal kirjutasid seal Järvanid ja teised mingid kaebekirju sinna valitsusse omaalgatuslikult, eks ju, et ikka oma nii-öelda opositsioonilist agendat riigi suhtes on ju üles näidata. Aga et tervikuna me võtsime ikka selle hoiaku, et Tallinna linn teeb riigiga koostööd kõikides küsimustes, on need transpordiküsimused, on need haridusküsimused ja nii edasi. Ja tegelikult meil olid ju väga head kontaktid, eks ju, sinul haridusministriga, teistel inimestel teiste ministritega ja me suutsime päris mitmes asjas tegelikult ju edasi minna. Aga nüüd mulle tundub, et isegi sellest tegelikult sellest soovist on nagu loobutud, et selle samad enda tunnelitega natuke tundus, et Järvan saatis kirja Põllumajandusministeeriumisse, küsis, kuule, et oleks vaja siin teha, öeldi, et ei, et me seda ei sooviks. See öeldi, no selge, ei soovi, siis jäävad tunnelid ära. Tõsi ta on, et lihtsalt lahenduste aeg on ammu läbi ja kui oskust tõesti juhtida protsess ei ole, mis on absoluutselt igas valdkonnas, nii kommunaal kui ka haridus kui ka muudes linna küsimustes, on jõudnud hetk, kui on vaja tõesti pingutada ja mitte nii palju mingisugust poliitilist kommunikatsiooni teha selle asemel, et see easy way out ongi süüdistada teisi ja et ongi hea võtta seda ajaloolist härra Savisaare käsitlust ja lihtsalt vastandada. Aga lähme siis siit edasi natuke siis detailsemalt vaataks siis lemmikteemasse, ehk siis üleminek eestikeelsele õppele, et kuidas see siis Tallinnas kulgenud on, et siis kuulajatele, kes võib-olla igapäevaselt sellega ei tegele, et alates 24. aastast siis on üleminek eestikeelsele õppele alanud, lasteaedades siis koheselt 100% eestikeelne õpe, ehkki Reformierakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Õnne Pillak eile volikogu istungil ei teadnud seda, küsides siis abilinna pealt, et millal siis eestikeelsed venekeelsed rühmad siis lõpetavad Tallinna lasteaedades, ehkki seda juba 2 aastat ei ole. Seegi näitab debati taset. Aga kõige siis sellisem keerulisem on see üleminek olnud selgelt siis põhikoolis, kus siis alguses läksid üle 1.–4. klassid, nüüd siis juba 2., 5. ja 1.–4. ja siis iga järgmine aasta tuleb neid aastakäike järjest juurde. Ja eks me olime sinuga selle nii-öelda rakendamise esimeste hetkede juures, aprillis 24 astusime ametisse, ülemineku alguseni oli selline umbes 3 kuud, et kui sa natuke meenutad seda, kust me alustasime, mis see olukord oli ja kuidas sulle tundub, kus me täna oleme? Esialgu sinna aprilli 2024, siis võib-olla üks samm ajalukku tagasi ja siis tuleme olevikku ja siis tulevikku. Et mis ta siis aprillis oli, ausalt öeldes õhus olid veel küsimused, et kas tõesti on vaja neid eesti keelt mitte oskavaid õpetajaid, kes ei saa seaduse järgi koolis tööd jätkata, kas tõesti on vaja neid lahti lasta. Et sellised küsimused olid veel õhus umbes 4 kuud enne ülemineku päris algust. Ma mäletan ükskord, kui me kohtusime siis koos nende vene koolide direktoritega, et siis ma pidasin vajalikuks selgelt öelda, et Tallinna linn täidab seadust. Et selleks, et ei tekiks seda tüüpi tundeid ja need tunded olid loomulikult tekkinud teatud põhjustel. Eks see sõnum ja siis see tegevus sealt järgnevalt meie poolt oligi, et jah, me täidame seadust täpselt nii, nagu on ette nähtud. Tekkis muidugi küsimus, et on vaja umbes 300 õpetajat nii koolidesse kui ka lasteaedadesse täiendavalt värvata sellele tavapärasele värbamisele, mis igas aastas niigi on liikumist palju koolides. Ja siis me sealt edasi lõhkusime ju selle mantra, mis Keskerakonna juhitud Tallinnal oli, et Tallinn ei maksa õpetajatele palka. Et mitte ühtki senti me ei pane juurde linna eelarvest, et seda kõik peab tegema riik ja kui ei ole piisavalt palka neil, siis me lihtsalt süüdistame, peedistame riiki, nagu alati, nagu kõikides küsimustes. Ja et kui kõik teised omavalitsused Tallinna ümbruses juba maksavad juurde 100, 150, 200 ja nii edasi, natuke diferentseeritult see palka ja juba liiguvad need samad õpetajad valdadesse tööle, kus värvatakse ja võib-olla isegi kompenseeritakse liikumist ja nii edasi,
et siis tekib ikka tõsine küsimus, et no ikka peab juurde maksma ja peab selle vastutuse võtma. Koolipidaja ongi, see nimi on uhkelt ja tugevalt seisab koolipidaja, et sa ikkagi juhiks seda protsessi. Ja sealt ju tõstsime selle koolide lasteaedade ka muuseas õpetajate palkade diferentseerimisfondi, kokku ma mäletan vist tuli 7 miljonit eurot ja seal siis oli see, et 4 miljonit tõusid kõikide koolide, vaatamata selle, kas on eestikeelne, venekeelne ülemineku, mis iganes, kõikide koolide diferentseerimisfondid, siis muukeelsete õpilaste arvu põhjal 1,5 miljonit koolides, siis palgaraha juurde 1,5 miljonit lasteaedades ja tegelikult siis, kui oli seadusjärgi vaja lahti lasta need õpetajad, kes keelt ei osanud, siis sai panna ka töökuulutusi kõrgemate palganumritega üles ja sellest oli kindlasti palju kasu, kui värvati. Ja täpselt samamoodi 1 aasta hiljem, kui me tegime veel 100 eurot täiendavalt seda alampalga tõusu kutsele vastavatele õpetajatele ja minu teada üle 200 euro on tõusnud siis kooliõpetaja keskmine palk Tallinnas tänu siis linnapingutustele, riik pingutus ka, tõstis ju alampalka aastal 2026 ja selle tulemusel tegelikult Tallinna keskmine palk õpetajatel peaks olema 2600 bruto, mis on enam-vähem konkureerivad palgad kõrgharitud spetsialistide nii-öelda maastikul ja kindlasti oli abiks kas või karjääripöörete toomiseks. Et siis sellega lõhuti 2 peamist narratiivi, et esiteks küsimärk, et vabandust, kas me täidame seadust, muidugi me täidame seadust, teeme üleminekut nii nagu seadus ette nähtud, teiseks ka see, et linn ei anna sentigi õpetajatele juurde ja see on kõik ainult minister on halb ja riigi rahakotist peaks tulema, et see sai ka ära lõhutud ja õnneks uus linnavalitsus proovis ära võtta 100 eurot õpetajatel ja mäletan, et süüdistati mind ja sind konkreetselt, et öeldi, et härra endine linnapea ja abilinnapea Jašin Josinovski ei pannud järgmise aasta eelarvet kokku ja ei arvestanud, et seal oleks. Minu mäletamist mööda eelarve oli siis meie poolt siis plussis 80 miljonit, et täpselt 80 miljonit, kas sa saad tulud-kulud ja tulusid oli siis 80 miljonit rohkem ja siis võimalus kas investeerida või siis tõsta püsikulusid. Ja aitäh, et hoiti ära seda 100 eurot või ei võetud ära 100 eurot õpetajate raha ja samal ajal kuhjeti uusi püsikulusid juurde ja seepärast ei investeeritud, mis viib meid tagasi sinna saate alguse jutu juurde, kuhu me ei lähe praegu. Aga kuidas sulle tundub, et kui me täna vaatame, teine õppeaasta hakkab läbi saama, et kuidas siis sisuliselt see üleminek siis on kulgenud? Suur osa eestikeelsest elanikkonnast ju nende jaoks reform on põhiliselt tehtud, et seadus on vastu võetud, järjest minnakse ja mis on ka arusaadav hoiak, et kuna ta valdavalt on ju sinu lapsi ei puuduta, et siis see, kuidas nad seal vene koolides õpivad, et suur osa neist igapäevaselt inimestest ju ei muretse selle pärast, et muretsevad nende asjade pärast, mis puudutavad rohkem nagu nende lapsi, aga et kuidas venekeelsetel lastel seal siis läheb? 2 peamist aspekti, ma arvan. Et üks aspekt on see, et need koolid, kes on ise enda initsiatiivil juba 20 või 10 aastat tagasi pluss miinus alustan näiteks keelekümlusega, otsinud vastavaid õpetajaid, koolitanud, üle võtnud siis keelekümlusprogrammi, esialgu see tuli Kanadast, hiljem edasi jagati juba kogemus siin Eestis. Minagi olen sellise kooli vilistlane, ma tulen vene koolist, eesti keelega probleemi ei ole, nagu näete, ja kus oli tubli koolijuht ja tublid õpetajad, õppejuhid, kes enda initsiatiivil ilma poliitikute abita on siis minusuguseid lapsi üles kasvatanud ja aitäh selle eest. Ja selles mõttes sellised koole Tallinnas on, ütleks, et kus hästi on toiminud. Ütleks, et äkki alla 10, 7, 8 võib olla heal juhul 20 üleminekukoolist. Kus on siis võtmeküsimus on ajalooliselt nõrgad, endised venekeelsed koolid.
see ei tulnud päevavalgele siis, kui see tuli päevavalgele siis, kui üleminek algas, sest et me hakkasime väga detailselt vaatama, et mis seis seal on õpetajatega, mis on õpilaste tulemused, no mitte ainult põhikooli lõpus, kus tegelikult paistis juba pikalt, et on probleemne, vaid iga-aastaselt, et mis seis seal ennega on. Ja me lihtsalt valgustasime seda, tõime seda nii-öelda, hakkasime meedias sellest rääkima. Vanasti nagu lihtsalt oli see, et on probleem. Vaikselt niimoodi. Ja et kuna ei olnud ideid ega võimekust seda protsessi juhtida. Ja mis siis, et oleme ju koos otsustanud, et tuleks lisaks riiklikele tasemetöödele 4., 7. klassides ja põhikooli lõpueksamitele 9. on siis vaja ikkagi iga aasta lõpus vaadata, mis seal ülemineku koolides ja eestikeelsetes koolides, kus on palju muukeelseid lapsi, et mis siis seal toimub, oli see ülelinnaline monitooring, millega praegune linnavõim ka jätkab, et hea, et seda ei lõpetatud. Siin on muidugi see hea näide, et kui vastupidist ka öelda, et üldiselt ma arvan, et abilinnapea hariduse valdkonnas on sellest pundist üks adekvaatsemaid, et selles mõttes haridusvaldkonnal on vedanud, arvestades seda üldist läbu, mida uus linnavalitsus on korraldanud, ja ta eile ka volikogus rääkis sellest, et on suudetud selle monitooringu kontekstis jõuda kokkuleppele riikliku siis Harnoga, et integreerida see test tegelikult riikliku siis süsteemi sisse, mis on väga mõistlik, nii et mõnes väiksemas valdkonnas siiski koostööd mõni inimene suudab teha. Jaa, kiidan ka enda poolt, aga ütleme, et päriselt saime teada, mis seal toimub. See oli üks saavutus, nii õpetajate poole pealt, et mis kvalifikatsioon täpselt on, mis on keeleteadmised, et üksikasjaliselt iga isiku põhjal saime ju selle ülevaate kätte ja nüüd ka edaspidi linnal on see olemas ja siis see teine ongi see, et klasside kaupa, õpilaste kaupa, et kuidas siis läheb, et saime teada, mis oli see eelmise õppeaasta lõpp, nüüd siis linnavõim peaks saama teadma, mis on selle õppeaasta lõpp, loodetavasti midagi ka avalikustatakse, et saab siis süveneda ja kaasa mõelda. Ja et see on siis üks pool asjal, et tegelikult protsess käib, teame, et on olemas rida koole, kus on niigi hästi, oli ka ennem hästi, nüüd ka ei ole probleem, et 100% on eestikeelne asi ja siis on rida koole, mis on alla poole, kus on problemaatiline moment, aga vähemalt kõik väga täpselt teavad, mis koolid need on ja tegelikult on vaja tegutseda nende suunal, see tegutsemine ongi natukene muidugi Tallinnas ka laiem selline, meil on üldiselt ju koolidel on suur autonoomia niimoodi, aga me teame siin viimasest ajast eriti siis Ene-Li Kindsiko uurimistöödest, et suur hariduslik ebavõrdsus on just nimelt Tallinna linnas, mitte ainult vene koolides ja ka vene koolide, eesti koolide vahel, vaid ka nii eesti koolide osas omavahel kui ka vene koolide osas omavahel. Ja ma olen ise ka vaadanud, et meil on siiski mitu kooli, kus on selgelt, need tulemused tegelikult ei tohi rahuldada ühtegi avalikku võimu. Et meil on koole näiteks, kus eesti keele siis eksami tulemused on kehvemad kui üleriigilised keskmised venekeelsetel lastel ja selles üleriigilises keskmises on Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve, kus olud on ju tegelikult oluliselt keerulisemad, eks ju. Ja juba, ma ei ütle isegi aastaid, vaid pikema perioodi jooksul on sellele linnavalitsus vaadanud ikkagi väga rahulikult pealt ja tuleb ka vist ausalt öelda, et nende direktorid on valdavalt ka keskerakondlased, nii et seal ka seda aspekti paraku Tallinna koolivõrgust tuleb ka silmas pidada. Põhjused ei ole alati hariduslikud, vaid võivad olla ka täitsa poliitilist laadi, sest me ju teame, et Keskerakond ka enne selle ülemineku algust, ütleme, nad ju lohistasid sisuliselt jalgu. Kunagi võitlesid aktiivselt selle vastu, siis ühel hetkel said aru, et sellele nii-öelda lainele me ei saa enam vastu. Ja siis hakkasid lihtsalt nii-öelda jalgu lohistama, ikka rääkisid, et riik ei ole ette valmistanud, õppematerjali ei ole, õpetajaid ei ole. Jah, täpselt. Aga see, et nii-öelda omalt poolt teha neid otsuseid, et tegelikult nõrgemates koolides ikkagi vahetada juhtkonda, aidata neil koolidel paremaid tulemusi saavutada, et seda ju praktiliselt enne seda, kui me need programmid käivitasid, muuhulgas ka näiteks see sama nõrgemate koolide toetamise programm, et seda väga ei olnud. Jaa, ma korraks märgiks ära, et mina olen proua Kindsiko
loomingu suur austaja, vabandust, tema töö suur austaja. Ja mis puudutab sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust, ma arvan, et see sotsiaalmajanduslik aspekt peaks olema koos selle muukeelsusega, noh, kas uus sisserändaja taust või muukeelne laps, kes õpib 100% eesti keeles, noh, et need mõlemad aspektid võiks saada lisatuge. No see ei peaks tähendama, et ainult rahaga kõik kinni maksta, et see peaks olema see juhtimise aspekt ka juures, et kas me anname ikkagi õigele juhile finantsi juurde, et tema nagu üritaks seda olukorda parandada. Aga võiks, kui hetkel riik ja linn vaatab seda muukeelsust, kes õpivad eestikeelses keskkonnas, et sinna raha juurde tegelikult see täiendav tugi peaks olema see sotsiaalmajandusliku, majandusliku poole pealt, ma väga pooldan seda ja nüüd tulles selle juurde, et on veel üks pingeline moment ju täitsa olemas seoses üleminekuga, tegelikult see trend algas veel tükk maad tagasi, aga üleminek lihtsalt on kiirendanud seda, et muukeelsed lapsed eelistavad eestikeelset kooli, eriti kui see on kodulähedane ja noh, esimene kool, mis koduuksest välja nii-öelda teele jääb. Ja see on kindlasti üks väljakutse selles mõttes, et mida rohkem need õpilasi on, seda rohkem need õpetajad, kes nad seal klassiruumis vastu võtavad, peavad valdama siis vastavad metoodikad, mis on siis lõimitud aine- ja keeleõpe, on koole, kus on sellega hästi toime tulnud, aga on ka neid, kus on muukeelsete õpilaste arv kasvanud liiga kiiresti ja õpetajate ettevalmistus, kooli ettevalmistus ei ole nii kiiresti järele tulnud võib-olla. Ja see on tekitanud omajagu võib-olla pingeid ja võib-olla eestikeelsed vanemad on, noh, kuidas ma ütlen, mõned neist on täiesti pinges natukene võib-olla närvis selle pärast ja võib-olla mõni õpetaja on ka selle pärast, noh, et lisa stress ja lisa võib-olla probleemid nii-öelda tööl ja raskused tööl, aga eks see vajab seda täiendavat tähelepanu teadlikku juhtimist, et mitte lihtsalt niisama, et keegi kuskile läheb, vaid see, et me päriselt otsustame, et näiteks seda teed pidi on ju asi minemas, seadus ju lubab sellist asja, isegi soosib võib-olla mingil määral ja siis ongi see, et kuidas seda protsessi siis sellele nii-öelda mõistlikult kaasa aidata, et seal kõik toime tuleks. No see on väga oluline tähelepanek, sest lõpuks ju me ju tahame seda, et eesti venekeelsed lapsed õpiksid koos või noh, ükskõik mis keelelise kultuurilise taustaga lapsed õpiksid koos, sest see on see viis, kuidas seda nii-öelda ühiskonda sõna otseses mõttes ühist siis ruumi ju ehitada ja nii nagu ju noh, nii-öelda sellises mehaanilisel viisil, kuidas see üleminek toimib, on ju see, et meil tekivad ühel hetkel vene laste koolid, kus õpetatakse eesti keeles ja eesti laste koolid, kus õpetatakse eesti keeles, mis ei ole ju tegelikult ju päriselt eesmärk, eks ju. Ja selleks, et see nagu muutuks teistsuguseks, et seda ühtset kooli päriselt ehitada, seda tuleb ju teha selgelt läbimõeldult ja venekeelsetest lapsevanematest võib ju väga hästi aru saada, et kui õpe on niikuinii eesti keeles, siis oleks ju mõistlik õppida koos eesti lastega koos, kus sul tekivad sõbrad, kus ka kooliväline nii-öelda suhtlus toetab eesti keele omandamist ja nii edasi. Aga tõsi ta on, et noh, ütleme esimestel aastatel ei ole sellele olnud piisavalt nii-öelda noh, tähelepanu võimalik tõenäoliselt pöörata nii-öelda koolidel ja haridusametil, sest on suur teema olnud, et kuidas nendes vene koolides, eks ju, seda üleminekut korraldada. Aga ma arvan, et nüüd on viimane aeg sellega tegeleda. Hiljuti Eesti Ekspress kirjutas näiteks Järveotsa gümnaasiumist ja noh, sa tead hästi seda juhtumit. Meil tegelikult näiteks praegusel õppeaasta septembris oli niimoodi, et 3 Haabersti venekeelset kooli, sinna oli esimestesse klassidesse väiksem vastuvõtt kui 1 eestikeelsesse, milleks on seesama Järveotsa gümnaasium. Ja loomulikult suur osa nendest nii-öelda täiendavatest lastest, kes Järveotsa gümnaasiumisse soovisid saada, olid tegelikult ju venekeelsed lapsed. Ja noh, seal siis tekkis see probleem, et osa eestikeelseid vanemaid olid mures ja tahtsid oma lapsi isegi ära viia sealt koolist, sest venekeelsete laste osakaal oli nii suur ja kool ei suutnud sellega tegelikult toime tulla. Meil on tõesti ju näiteid, noh, võtame Kuristiku gümnaasiumi teisest linna otsast Lasnamäe serva pealt, kus on eestikeelne kool pikki aastaid olnud, kus valdavalt on olnud venekeelsed õpilased, nad valdavad seda palju paremini, kuidas selles olukorras toime tulla, aga siin on tegelikult noh, sellist nagu noh, süsteemset lähenemist on vaja, no ma olen ise näiteks pakkunud, et sellistel puhkudel, kui sul on suur vastuvõtt venekeelsetest lastest, et tegelikult võiks seal avada täitsa eraldi keelekümblusklassid venekeelsetele lastele, esimeses kooliastmes jõuavad nii-öelda eesti keelega
järele, eks ju, normaalsele tasemele ja siis pärast seda on võimalik need klassid ära segada, et sellisel juhul ei kannata eestikeelsete laste haridus, eks ju, nad saavad edeneda normaalselt, venekeelsed lapsed saavad nii-öelda toetatud keskkonnas ka eestikeelse õppega kohaneda, eks ju, ja pärast seda lapsed segatakse ära, et ei ole ju tegelikult väga keeruline korraldada. Ja korraks sellest, mida me veel jõudsime teha, siis kui me linnavalitsustööl olime, siis korraks juhtimisest veel, et ma unustasin seda katta. Ja üks väike rant ka, ma loodan, et lubad seda juurde lisada, on see, et tegelikult on ju, kui alustasime seda õppeaastat, kus me olime linnavalitsuses, avasime ju 4 üleminekukoolis, mis olid väga hästi valmis, kus õpetajad olid väga hea ettevalmistusega ja juhid ka, avasime eesti keel emakeele tasemel klasse. Ehk siis nii-öelda endised vene koolid, üleminekukoolid, kus on eesti keel emakeelene klassid. Üldjuhul sinna läksid 2-keelsed lapsed või väga hea eesti keele oskusega ikkagi muukeelsed, aga ma tean Mustamäel minu enda kodukoolis, Mustamäe humanitaaris, väga tore kool, et seal on minu andmetel 2 eesti perest last, kes teadlikult läksid, et et kodulähedane kool, et lähme teeme ära, vaatame. Et me tegelikult põnevusega ootan, et korra siin õppeaasta lõpus tahan küsida tagasisidet minu sealt kolleegidelt koolist, et kuidas siis nendel peredel on seal läinud ja tegelikult ma arvan, et seda võiks ka nii-öelda, kui pered muidugi tahavad ja et nad räägiks sellest oma kogemusest, et loodetavasti järgnevatel aastatel selline pisikesed sammud sinnapoole on ju tehtud, tublid, tugevad koolid, kus on eestikeelne õpe, küll endised vene koolid, aga tegelikult nad võiks ju uksi avada ka eestikeelsetele lastele rohkem, et ei oleks ainult sellele järve otsale Õismäel või Haaberstis ja Laagnale kuristikule Lasnamäel ja nii edasi pinge peal, vaid ikkagi et need samme on võimalik erinevalt teha, võtta üks neist. Siis juhtimisest veel, et väga nõus, et lisaks sellele lisaressursile, millest ma siin rääkisin, et kõik toredad asjad, aga seda on väga ära juhtida õigesse kohta, et kuidas palkasid diferentseerida, kuidas keda toetada, kuidas seal kooli tasemel selle autonoomiaga, mis koolides on. Ja eks viimase 2 aastaga, eriti siis, kui meie olime ju linnavalitsus väga palju juhte sai, ütleme ausalt, välja vaetatud. Kes on siirdunud välja teenitud pensionile, väga hästi teeninud Tallinna linna ja selles mõttes oli ka aeg, meil kõigil üks päev. Teiseks on see, et ikka väga konkreetsed rikkumised, mis me luubiga vaatasime ja oleme selgeks teinud ja siis on edasi liigutud, värskeim näide oligi see Kesklinna Vene Gümnaasium, kes on nüüd juht Inger Lubolazov, et soovime talle edu, et tõesti keeruline kool, kus üleminekut hästi teostatud. Aga nüüd väike rant ka, et paljud teavad, et mulle ei meeldi Keskerakond. Ma olen väga palju sellest rääkinud, eriti hariduse küsimustes. Miks? Teate, ma valisin Keskerakonda aastal 2015, sest et proua Toom, ma sain just 18, see olid esimesed Riigikogu valimist, ja proua Toom, härra Laats vist juba oli Mustamäel linnaosa vanem ja oligi nii, et kogu aeg olid kooliüritused, ainult nemad olid platsis. Aha. Ja siis mõtlesin, et ongi vist ainult üks erakond, mis et päris... Et polegi rohkem teisi poliitikuid. Ei olegi ja hoolivad ainult need, teised targutavad kuskil meedias, eks ole. Ja need käivad koha peal. Täpselt. Ja siis ma mõtlesin, et okei, vanemad on vist ka enam-vähem selle parteiga, et toetasin. Siis läksin ülikooli, silmaring natukene avardus, sain aru, et see oli jõhker poliitpropaganda, mis koolide suunal Tallinnas tehti. Hea meel, et sellist asja peaaegu enam ei ole, loodetavasti Tallinnas. Ma arvan, et see tuleb mitte nii silmatorkavalt. Et see on tagasi tulemas, aga küll me arutame sellest ja siis on see, et ja teine aspekt, et võideldi venekeelse rahva eest ja nende õiguste eest ja tulemusel on muidugi see, et sissetulek on venekeelsetel väiksem, ülikoolides on neid noori vähem, koolidel õpetajatel on kehvemad tulemused, läbi aja PISA-testi tulemused on kehvemad ja nii siis võideldi 20 aastat selle eest. Ja siis vene keeles veel härra Belobrovtsov, Riigikogu liige keskerakondlane, endine haridusabi linnapea 5 aastat, kus juures tegi suuri tegusid omal ajal või siis mitte tulemusi pole näha, on see, et ütles, et ikka vene keeles, ainult vene keeles räägib, kuidas üleminek on ikka paha asi, minister on ikka kindlasti paha, halb ja ikka 4. klassid, ikka see oli liig, mis liig, et võib-olla tuleks kuidagi tagasi pöörata ja mis iganes, mis on ühelt poolt segased ja valed signaalid, aga teiselt poolt, vabandust,
sinu erakonna minister on juhtinud hariduse valdkonda 7 aastat 20 viimasest aastast ja sina ise oled juhtinud Tallinnas hariduse valdkonda 5 aastat. Sul on väga palju ressursse olnud ja vabandust, mida sina oled teinud, et olukord oleks parem, et miks te ei teinud siis õiget üleminekut? No alustaks siis lasteaedadest rahulikult ja võib-olla isegi paari aastaga, mis iganes. No võts, et igal juhul seal põhjusi on küll ja veel, miks rantida, aga ärme minevikku kinni jää. Oluline on, et see protsess on juhitud targalt, nii nagu me ütlesime siin, et praegune abilinnapea Kante on ju tegelikult spetsialist ja adekvaatne mees, et vähemalt see asi on adekvaatsetes kätes ja selles mõttes, et on vaja kaasa mõelda, kaasa aidata, et võib-olla üks hetk neid asendada seal linnavalitsuses ja seda protsessi ikka adekvaatselt lõpuni viia. Ja ma arvan, et noh, selge on see, et seda inimest sellest peavad aru saama, et see protsess on tegelikult veel ei ole isegi poole peal ja see tähendab seda, et loomulikult lähiaastad saavad olema keerulised nii venekeelsetele õpilastele, peredele, koolidele, aga aina rohkem hakkab see mõjutama ka meid kõiki teisi, et see just nimelt noh, nii-öelda ühtsesse koolivõrku kokku tulemine, et see praegu toimub pigem niimoodi sporaadiliselt ja loodetavasti tekib siis ka mingisugune juhtimisnägemus selleks, et neid seda targalt teha, aga igal juhul Tallinna linna demograafiat silmas pidades, et igal juhul seda tüüpi reform puudutab absoluutselt igat peret Tallinnas, et see ei ole mingi asi, et mida venelastega tehakse kuskil seal vene koolides, et tegelikult see puudutab meid kõiki ja no pikas vaates see on ka ainus viis, kuidas tegelikult nagu edukas selles asjas olla. Ja nüüd nädala Minsk. Kui see Aleksei ei ole veel tuttav, siis nädala Minsk on meil siis iganädalane selline installment, kus me siis toome välja mõne sellise sündmuse või mõne lugupeetud linnajuhi sõnavõtu, mis ütleme väärtuseliselt või ambitsioonitasemelt pigem siis kuulub sinna samma, täpselt, nii lihtne see ongi. Ja selle nädala Minsk esmakordselt on meil piltuudis siis sellisest omapärasest, aga kindlasti tundlikust valdkonnast, nimelt avalikud WC-d. Nendega on siin üksjagu probleeme olnud, kuna Keskerakond omal ajal selle asemel, et ehitada normaalsed WC-d, on siis neid hankinud sellise hooaja kaupa ja viimased siis 5 tükki kesklinna linnaosas on tulnud siis konteinerites, üks on siin mitte väga kaugel Falgiteel, üks on siis Balti jaama juures, Reiditeel on üks ja Merepuiesteel ja kuskil veel. Ja siis selleks, et see jamps ära lõpetada, kuna ka eelmisel aastal oli hankega probleeme, siis me kuulutasime välja hanke, et ehitada normaalsed statsionaarsed vetsud, noh sellised nagu näiteks on Putukaväilal, Männipargis, noh mitmes teises kohas, et kus saaks normaalselt ja viisakalt inimesed WC-s käia. Ja see hange tühistati ja siis taheti uuesti hankida siis rendikonteinerid, aga tulemuseks oli see, et vähemasti tänaseks juba ühes asukohas oleme me normaalsete vetsude asemel saanud plastmassist peldikud.